Ja tervitus kõigile jälgijatele. Oleme taas eetris. Pean vabandama, et väga pikk vahe on jäänud, aga kes meid jälgib ja januneb uue informatsiooni järele, siis siin ta on. Et mida me turgudel siis jälgime? Ma räägin tegelikult seda sama juttu üle ja üle, aga kordamine on tarkuse ema. Nii et sellegipoolest siin ta on. Esimene graafik mul lahti on USA dollari indeks. Ja ma olen siin natuke teinud tehnilist analüüsi ja mõelnud, mis võimalused tulevikus võiks olla, aga no ütleme niimoodi, et me vaatame ühe sammu korraga, et milline on turul siis järgmine samm. Ma praegult olen siis ära märkinud siin sellise ala, kus hind on jäänud mõneks ajaks siis nii-öelda stabiliseerunud. Et kui me võtame siis kogu seda ala, kus siis seda dollar on liikunud, siis me vaatame, et ega need kõikumised nii väga suured ei olegi. Tegelikult ta on jah, siin tipus on olnud, ütleme kõrgem on ju, kui on trendi lõpp olnud. Selle graafika natuke kokku ka. Et üldiselt, kui me seda suurt pilti vaatad, siis tegemist on tõusutrendiga. Dollar on ikkagi aja jooksul tugevnenud, aga siin me räägime aastast 2010, et on tõuse, on langusi. Aga praegusel hetkel siis meie kõige kõrgem tipp dollaril oli 115. Kes ei tea, mis on dollari indeks? See on dollar kaalutletud siis erinevate teiste valuutade vastu, millest igaüks siis omab erinevat kaalu. Kõige rohkem, kõige mõjuvam on siis euro ja selle järgi tuleb siis Šveitsi frank ja seal on Jaapani yen. Ühesõnaga, et seal on veel teisigi, aga euro on siis kõige suurema kaaluga. Ja selleks, et investeerida ja mõista varade hinnakasvu tsükleid, siis me tahame kindlasti vaadata ka varade vastas olevat valuutat või nii-öelda, milles varad on ju hinnatud, sest me peame aru saama, et iga asja hind on milleski, mis sa selle asja eest maksad. Kas ma maksan kullatükkidega või maksan näiteks annan vastu mingisuguseid esemeid või on siis meil vahetusvaluuta. Ehk sa saad vara väärtuse likvideerida ja minna siis valuutasse. Ja see on siis meil praegu reservvaluuta on USA dollar, sellepärast USA dollarit me vaatame varade vastas poolena. Ja ma vaatan lihtsalt selles mõttes, et sellist, mul on siin praegu käimas päevagraafik, et see on parajalt selline pikk ajaskaala, kus saab vaadata siis, aga ilma pikema lobata jututa sissejuhatuseta ma näitan ära mõned graafikud jällegi, mis on siis, mis peale dollarit tulevad mõned varad ka, mis nad teinud on ja mida ma eeldan, et nad siis lähitulevikus tegema hakkavad. Aga ma näen jah, et dollaril on siin justkui nagu oleks alla liikud, et ma tuvastasin ühe taseme, mis mulle väga meeldib, et ma kasutasin siis neid kahte tippu praegu. Need on siis need viimane teadaolev liikumine, mis meil on, ma joonistasin nende peale Fibonacci protsendid ja siis ma laiendasin seda liikumist allapoole. Ma tahtsin näha, kas need tasemed langevad oma peal kokku, et mul on siis kahe liikumisega tehtud mõõdistus siit üles Fibonacci tasemed ja selle liikumise extension ehk laiend allapoole, mida on siin näha ka. Need langevad siis täpselt kokku selle kuldlõikega ja 1.27 laiendiga. Et see andis mulle siis selle taseme. Ma võin siis nüüd ära kustutada praegult, et tase oleks puhtalt näha, et see punane joon siis oleks nagu esimene siht, kus see hind võiks tulla.
et nüüd on siis lihtsalt küsimus, et kuidas me siis edasi reageerime, et kui kaua see aega võtab, et kas ta siia jõuab, on ju. See ei ole midagi garanteeritud, et noh, suvi on ees, suvel on üldiselt volatiilsused madalamad, et ma vaatan, kui ma siin veel mingit suveperioodi vaataks. Vaatame näiteks, noh, suveperiood oleks nagu on, ütleme, noh, millele järgnes ka tohutu langus peale midagi tõus, et on siit on 19.06 on, ütleme, siukene paarinädalane selline rahulik aeg, aga siin on tulnud nädal aega näiteks juulis on tulnud korralik liikumine ja pärast seda on hakanud siis vaikne trend läbi suve ja sügise peale välja on siis toimunud selline trend, et kuidas need täpselt siin mängivad siis näha ole, et ütleme, et see muster paistab, et on tulemas kolmnurk. Ma ise mõtlen, et see on meil siin mingisugune esimene impulss, sest ma lugesin siit kokku 5 lainet allapoole. 1, 2, 2 on siia, 3. Ütlesin, et siin on nagu 4 ja siis siit on 5, et siin paistab 5 lainel impulss alla. Et kas see on nüüd A-laine ja käimas on meil B-laine, mis siis tähendaks seda, et kui see kolmnurk siin valmis saab, ütleme, et see kolmnurga sees toimub siis kahanemine ja hind läheb järjest, põrkab nende kolmnurga äärte vastu ja siis kui lõpuks ta murrab siit välja kummagile poole, et siis tekib see volatiilne periood, kui hind hakkab trendima. Ja siis on võimalik, et meil tuleb mingi natuke suurem liikumine, dollar liigub ülesse, mis annab meile siis sellise varade hindade languse, et saame uuesti dollari jõud kasvab, on ju, et saame odavamalt osta, aga ma mõtlen, et selle sama esimese impulsi vastu, mis siin all on, et selle vastu ei ole olnud veel nagu seda balansseerivat impulsi, et ma arvan, et see B-laine on siin mängus ja kui ta siis oma selle viimase C-laine see üles teeb, et siis me võime saada selle alla liikumise C-laine, et siis jällegi dollar kukub ja varade hinnad tõusvad, aga pärast seda meil võib olla pikem trend üles, ma panen nädala graafiku peale, et kui suureks see muster siin mängib ennast, et kas me siis näeme dollari jällegi trendi ülesse poole edasi, et noh, kui me vaatame, siis me oleme tegelikult üpris selgesti kogu aeg pigas pildis dollariga ülesse tulnud, et äkki saame järgmise jala üles. See on siis seoses dollariga. Vaatame üle ka S&P, kas see läheb kokku. Kas see läheb kokku siis meie dollari, sest nad peaksid omavahel olema negatiivses korrelatsioonis. See tähendab seda, et kui üks liigub alla, teine liigub üles, ma võin seda näidata. Võtan siit plussmärgist korrelatsiooni, et need, kes investeerimise kauplemisega tegelevad, palun, kui te tahate tehnilist analüüsi teha, siis võtke julgelt TradingView endale appi, et see platvorm on tasuta alustamiseks, põhilised funktsioonid on tasuta, kui sa tahad rohkem funktsioone kasutada, siis pead vist 15 € kuus või kuskil nii. Ma panen dollari peale, price scale, et siin me näeme lihtsalt, ma olen seda jällegi näidanud ilmselt mujal videos ka, et mingid momendid, kui stock market on külgliikumises, siis dollar liigub ülesse. Aga üldiselt on meil siis, kui me fikseerime ära mõned punktid, mis on muidugi huvitav, et alati ei ole dollar tegelikult üles läinud, et siin nädala graafikul on võib-olla see natukene raske vaadata, aga vaatame päeva graafikul. Kuidas see dollari hind siis seotud. Nii, siit me saame nagu natukene seda, et sa näed selles mõttes, et kuidas
nad lahknevad ja tõmbavad kokku, et kui me need graafikud niimoodi nüüd otsapidi kokku paneme, et siis me näeme, et kui tõsine, et kui stock market või aktsiaindeksid, mis kaalutud indeksid, olid siis langustrendis, siis siit oli dollari tõus. Ja kui stock market hakkas uuesti siit tõusma, siis dollar hakkas langema. Aga nüüd me võime tähele panna, et siin tekkis omamoodi lahknemine, aga praegusel hetkel selle viimase stock marketi tõusuga, mis siin on päris tihti ka dollar tegelikult kasvanud, et kui me vaatame, et mõned dollari korrektsioonid ja stock market on üles läinud, et see on väga selline huvitav märk, mida jälgida, et nüüd me näeme, et dollar on kukkus, stock market on nüüd veel üles läinud. Küsimus on, kui madalale see dollar veel tuleb ja kui palju stock marketil üles minna, sest me näeme, et need omavahel tegelikult praegu lahknevad. Et jällegi on see moment, et stock market läheb ühtest suunast ja stock market läheb teises suunas, nagu siin on läinud. Ja siis lõpuks, nagu näeme, siis nad tõmbavad kokku tagasi. Ja stock market kukub alla ja dollar hakkab minema ülesse. Ja siis nad tulevad jällegi üksteise poole tagasi. Et siin paistab jällegi samasugune lugu. Ma tahan veel viimase asjana näidata ära teile selle nüüd S&P-ga on siis puhas graafik. Alati tasub panna tehnilise analüüsi jaoks. Kõige lihtsam asi on kasutada liikumise keskmiseid. Selline indikaator, mis tegelikult annab sulle teada seda turu. Investorina sul ei ole väga palju vaja rohkem teada kui seda, kui vaadata liikumise keskmiseid. Ma panen selle regulaarse, mul logaritmik regulaarse peale. Nagu me näeme, siis tegelikult need on nagu magnetid. Hind, kui ta läheb nendest väga palju kaugemale, siis ta tõmbab väga ruttu sinna tagasi. Hind on selline dünaamiline element siin, mis siis ütleme, et liigub oma keskmest välja ja siis sinna tagasi. Et see on lihtsalt hinnadünaamika. Ja siin praegu näemegi, kuidas, me toome näiteks siis selle koha siin. Ja me näeme, kuidas turuhind on trendinud pealpool siis seda oranži ehk kõige pikema ajaskaalaga liikumise keskmist. Selle mõjutus on kõige pikemalt tagasi ulatuv. See on seda, et ta ei ole nii kiire, ta on aeglasem reageerima. Ta reageerib aeglasemalt. Aga see sinine näiteks on kõige kiirem, see reageerib 21 viimase küünla selle või päeva, antud hetkel päeva siis arvutamisega. Ja jällegi, kui me oleme kõvas trendis oleme üle, siis me näeme, kuidas need liikumise keskmised siis hakkavad üksteise, kuna see aeglane ei hakka nii ruttu alla minema, siis need kiiremad liikumise keskmised tulevad hinnaga koos alla ja ristuvad läbi aeglasemate. Ja siis tekivad igasugused signaalid. Siis on näha, kuidas siis ma olen tulnud sellest 200 päevast alla ja see on siis jäänud selliseks ebaselgeks tasemeks, kus meil siis on toimunud viimast korda siin test ja pärast seda on siis hind trendinud selle sama joone all ja 2 korda siit siis joonest alla minnud ja pärast seda on taastanud jällegi need siit on lõpuks läbi murdnud ja on taastanud siis selle ülesse trendi. Siit on näha ja on isegi teinud sellise võltskatse, aga trend on nagu jätkunud üles. Nüüd on lihtsalt näha, et me oleme tegelikult isegi väga tugevalt üle ka sinised. See tähendab seda, et me oleme tegelikult väga kõrgel õhus hinnaga. Et kui meil nüüd oleks võimalus siis natukene veel siit veel liikuda kõrgemale, et siis meil on ilmselt mingi aeg tulevikus, lähitulevikus on siis võimalik näha, kuidas see hind siis hakkab allapoole trendima. Aga selleks, et teada saada nüüd, millised on need
mis on need kohad, kus me ootame, et see turg pöörduks, sellepärast et selleks, et teenida raha börsidel, sa pead ennetama pöördeid, sa pead tegema tehingu ennem, kui see tehing on ennast näidanud. Et see on tegelikult selles mõttes üpris keeruline, aga meil on selle jaoks meetodid, tehnikad ja me saame nüüd, ja mida rohkem me selle turu kohta teame, seda lihtsam on meil neid tehnikaid kasutada ja need kohad, võimalikud kohad selgeks teha. Jah, me ei ole iga kord täpsed ja hind liigub sellest kohast läbi aga kui meil on õigus, siis on meil sellest rohkem kasu kui sellest, kui meil ei ole õigus. Mis ma saan teha? Ma võtsin siit oma tööriista välja, fikseerisin siin all punktist jälle ära. Fikseerin siin üleval hinnatipus, tagasi alla. Ja mind huvitab väga see tase. Ja ma ei mõelnud seda ise välja, vaid see tekkis selle tipu ja selle põhja mõõtmisel ehk siis projekteerimisel. Ma projekteerisin mingid hinnatasemed ehk mingid arvutused kõrgemale. Ja see on 5630, 5640. Ja nüüd ma lähen natukene väiksema ajaskaala peale ja vaatan, kas ma saan leida mingisugust kinnitust selle tasemel. Mul on see tase siin üleval paigas. Et kas midagi annab mulle natukene veel kinnitust, et seal võiks juhtuda see hinna muutumine. Mis ma saan veel teha, et mulle paistab siit selline üles jooksev, kokku jooksev kiil jällegi, et see hind läheb siia kitsasse alasse, et kindlasti on väga tähtis jälgida seda sama trendijoont, mis neid kahte põhja. Sest see on trendijoon, mille murdumisel me tuleme sellest mustrist välja. Kui me oleme selle trendijoone läbi nende kahe punkti üles viinud, siis ta annab meile tulevikus võimaluse vaadelda, kuidas hind selle joone ümber reageerib. Nüüd on meil see joon ja meil on see tase, kus me eeldame, et see hind võiks jõuda. Mis me saame veel teha? Me saame vaadata seda viimast. Me teame, et kui on üles jooksev kiil, siis siin peaks olema, kõik liikumised peaksid olema kolmelainelised. Ehk siis tähendab selle kiiluse ABC, ka siit üles peaks olema ABC, mitte viielaineline. See on natuke keerulisem. Siin peaks olema ABC. Ja nüüd üks ABC peaks veel olema. Ja see, mis siit toimub, ma eeldan, et see on siiski veel A. Ja see tähendaks seda, et see B-laine ilmselt kestab siin natukene kauem aega kui A ja C siin vahepeal. Tähendab seda, et kui see hind siit kuskilt hakkab nüüd alla tulema ja jääb külgsuunas liikuma mingiks ajaks, siis me võime ühte ülesliikumist veel oodata. Peale seda me siis, kui me saame sealt, turg otsustab, et hakkab sealt alla müüma, siis me hakkame vaatama, kuidas ta reageerib selle sama joone juures. Et kui ta näiteks tulebki siit sellest joonest välja, siis ilmselt toimub meil uus külgsuunas liikumine, et me jääme siia joone alla siis natukeseks paigale ja siis hakkab hind madalamale minema. Et see on üks stsenaarium, mida ma väga lähedalt jälgin ja see on meetod, kuidas börsi analüüsida ja oodata seda hetke, kui on vaja tehing teha. Aga siia juurde käivad ka muud atribuudid. Riskihaldus on tähtis, psühholoogia on tähtis ja sellised teadmised, tehniline analüüs, et see kõik kokku kombineerituna annab siis oskuste pagasi, millega siis kapitali hallata
ja kes seda on nõus õppima, siis on see õpitav. Kui teil on küsimusi, siis palun video alla võib julgelt esitada. Kui soovite mingit analüüsi, mis iganes, palun küsige, suhelge kaasa ja järgmise korrani.